Ja tere õhtust, kallid vaatajad. Kerge viivitusega me varsti alustame Eesti snukripetke, mis on Eesti meistrivõistluste finaal. Poolfinaalid venisid natukene pikemaks ja seetõttu ka finaali algus, kuna peale poolfinaali oli vaja 10-15 minutit pausi teha, kergelt venivad. Selgusid ka finalistid. Andres Petrov ja Alex Leitmäe. Ja hetkel me lauas näeme Andrest, kes teeb oma soojendusringi, kuna tema poolfinaal lõppes üsna ammu. Ja teiega kaasa elavad 2 häält, Edgar Malaverjan ja Mauri Nurmsalu. Ja tere õhtust ka minu poolt. Ja loodame, et täna tuleb väga huvitav finaal. 2016 aasta finaal, võin öelda, oli väga huvitav. Mäletan peast, et esimeses freimis juba samad sportlased Andres ja Alex vastamisi. Alex lõi 60-se breigi ja Andres varastas freimi siiski. Ja vist oli teises freimist oli juba ka 100-ne breik Andrese poolt. Et loodame, et ka täna näeme midagi sarnast. Peab tunnistama, see on päris huvitav, et saab vaadata sportlaste soojendamist. Eestis soojenduslaudu nagu eraldi ei ole mängust ja siin natuke siuke mitteformaalne keskkond ja sportlased teevad sooja. Tavaliselt see on täiesti peidus vaatajatelt. Naudime seda, ma usun, et nüüd 2-3 minutit ja tuleb ka mängu algus.
ja nüüd me näeme oma tööd tegemas kohtunikku. Finaali kohtunik on Toomas Tartes. Mängijad peagi alustavad. Mäng käib 6 võiduni ehk maksimaalselt võimalik freimide arv on 11 ja esimene periood on 4 freimi. Seejärel me oleme vaheajal 15 minutit ja jätkame. Paremas pimedas nurgas on Andres. Kohe saali saabub vaikus, kõik võtavad telefonihelinad maha, et mängijad saaksid keskenduda mängul. Kaasa arvatud ka mängijad. Me just nägime Andrest oma telefoni välja lülitamas. Natukene mängijate taustast, et Andres on hetkel üks tugevaim snukrimängija Eestis ja ta pürgib main tuuri Pro liigasse, osaleb peaaegu kõikidel rahvusvahelistel võistlustel ja ta on päris palju saavutanud oma 21 aasta vanuse kohta ja kindlasti ka komitee sees järgmine aasta me näeme teda ka main tuuris globaalses põhiliigas mängimas. Selle aasta saavutused siis Euroopa meistrivõistluste finaali pääs ja sai ka kutse maailmameistrivõistlustele, kus ta küll piirdus esimese ringiga. Aga ma arvan, et on ka kõige kõvem mängija Baltikumis, et ei olnud vist main tuuril ei lätlasi ega leedukaid. Vabandust, MM-il. Nii mäng siis algab. Avalöögiga alustab Andres. Siin peab tunnistama, on vaatajatele, kes on tuttavad snukri protokolliga, kuna Eestis ei ole ametlikuid reitinguid, kerge segadus, sellepärast et tavaliselt kõrgema reitinguga mängija istub kollase kuuli nurgas. Nüüd on küll vastupidi ja siis ka alustas Andres. Ja tänu Andrese heale avalöögile oli Leitmäe sunnitud eksima ja Andresel võimalus pottida kollasest vasakul olevat kuuli. Ja kohe teine löök peale avalööki on üsna hea võimalus alustada. Mida Andres teebki? Praegu tundub, et on ka üsna hea nurk kollase pealt. Andres vaatab kuuli, mis on mustast paremale. Vaatajatele, kes ei ole väga tuttavad selle mänguga ja sattusid meid vaatama, esiteks on hea meel, teiseks natukene
põhiideid ja reegleid sellest mängus, ehk selles mängus eesmärk on koguda punkte ja seda saavutatakse sellega, et lüüakse kordamööda punaseid ja siis värvilisi kuule ja iga punane annab 1 punkti ja värvilised annavad 2-7. Must on kõige väärtuslikum seejuures ja löögikord katkeb, kui mängija ei löö sisse kuuli, mis on ette nähtud hetkel ja me näeme, Andres teenis oma esimesed 4 punkti. Ja olukord on üsna soodne, et koguda punkte vähemalt veel 3 punase pealt. Jätkates mängureeglitest, laual on maksimaalselt 147 punkti. Ehk mäng reaalselt, iga frame kestab nii kaua, kui vastasmängijal, kaotaval mängijal ei ole enam piisavalt punkte või ei ole lootust vigadega saada punkte juurde. Ehk kui võimalik, laual jäänud break on palju vähem kui punktide vahe. Ja nüüd huviga jälgime ja jooksu pealt kindlasti saame kogu põnevusest aru. Andres 17. Ja Andres teenis 17 punkti ja jättis keskmiselt raske positsiooni Alexile. Kes veel esimest korda näeb snukrit televisioonis või reegleid ei tunne, et kui sportlasel ei ole võimalik sooritada pealelööki, siis ta üritab lüüa valge sellisele positsioonile, et vastasmängijal oleks keeruline lööki sooritada, nii et praegu Andres otsib võimalust, kuidas valge veeretada punase põrkest ülemisse poortesse kuhugile pruuni taha, oleks ideaalne. Isegi kollase poole veel. Ja sooritab väga hea löögi. Alexil on näha ainult püramiidi äär, mis teeb olukorra väga raskeks, ehk tal ei ole rünnakut ja ta proovib ka teha turvalööki, mis tuleb päris hea. Kerge põrge vastu kollast tuli praegu abiks, võttis maha valge hoo ja valge jäi poortele lähemale. Praegu Andres sooritas teadlikult nii-öelda kaitselöögi, ehk ta ei üritanudki pottida. Sellest positsioonist Alexil on kerge võimalus haarata initsiatiivi ja teha üks väga hea kaitselöök. Aga tundub, et ta üritab pottida. Nii on. Jah, väga ründav mängija. Ja seekord läks õnneks, väga lihtsalt lööki ei jäänud, see on täiesti reaalne küll löök, aga ikkagi kõrge riski, eriti arvestades, et see on päris algus. Aga Andres lööb ilusti sisse ja kõik võimalused jätkuks. Keskmisest raskem potiüritus rohelise peale. Väga puhtalt ilusti.
mõlemad mängijad alustasid üsna ründavalt, keegi ei taha minna väga positsiooni ja turvamängusse ja ründavad kuule, mis mõnes teises olukorras oleksid ikkagi pigem turvalöögid. ja Avaskooriga Alex nüüd. jälle väga ründav löök Aleksilt, kuna tal ei olnud järgmist potitavat punast, pidi ta sinise pottima selliselt, et valge põrkuks punastesse, lööks nad lahti, paraku ta lõi sinise mööda ja jättis Andresele peale järjekordse võimaluse. Aga nüüd on väga suure breigi võimalus, sellepärast et kõik punased on mängitavad ja see viga võib väga kalliks minna maksma. Väga ilusti toodud roosa peale. Ja jälle üsna lihtne viga. Me näeme siin kaks päris erinevat temperamenti. Mõnel määral see on tingitud ka sellest, et Alex just lõpetas oma poolfinaali ja see oli üsna pikk ja ta võitis seisuga 5-3. Üle 4 tunni vist mõistis. Ja see oli väga, väga pikk mäng, üle 4 tunni. Ja nüüd ta sai mingi 10 minutit vahet ja sisuliselt nüüd üritab oma jalad panna käima. Alex mängib ka tegelikult jalgpalli, aga pikad snukrimängud on üsna kurnavad. Isegi väga tugeva jalaga sportlasele. Ja Andres vist sai päris mitu tundi puhata peale poolfinaali. Tema puhul võib olla, et miks ta on eksinud suht lihtsal löögil, võib-olla ta pole veel ennast käima saanud lihtsalt. No just, tal oli just pikk paus ehk 2 täiesti erinevad probleemi on praegu meestel. Ja jällegi eksib päris lihtsal löögiga. Tunda on, et närv on sees muidugi. Nüüd on Andresel väike probleem, sest et nii roosa kui sinine on raskesti potitavad ja must on samuti oma punktilt ära ja ta peab leidma võimaluse, kuidas musta potida või minna kollase, pruuni, rohelise peale. Ja väga kenasti sooritas positsiooni musta. Ja kui nüüd must saab oma kohale, siis siin on kõik võimalused päris palju punkte teenida. Poolfinaalis kuuldavasti Andres lõi üle 100 breigi. Saab näha. Kohtunik ütleb siis breigipunkt. Kahjuks ei ole Eestis tehnikat, et saaks kuvada ekraanile lisaks üldpunkti arvudele ka breiki. Aga eks me jälgime, kui tulevad suuremad, siis kindlasti kuuleme seda. Praegu 16 punkti. Väga hästi kontrollitud valge sellest löögist. Ja kui
Andres mängib veel musta ja lahti oleva punase ja sellele järgnevat musta, siis ta neid 3 halvas positsioonis punast ei vaja. Ta on juba selge enamus. Nüüd ta üritab avada punast, mis on roosa juures, seepärast seda on tal vaja. Ei saa siit kaamerast praegu täpselt aru, kas ta näeb. Tõenäoliselt näeb, jah. Näeb keskele mängida. Paremal. Ei teki otsus safety'ks, see oli ikka ei näinud ikkagi, jah. väga raske löök oleks on. Aga soritab väga hea turvalöögi. Lau- Punkti vahe on 58 nüüd Jamuri, sori. 59 on laual ja vahe 58, nii et Aleksil on praegu vaja lüüa kõik punased mustaga pluss kõik värvid. No, saab näha. Eelmine aasta samas situatsioonis võttis Petrov Aleksilt freimi ära. Et on võimalik analoogseks revanšiks. Aleks proovib nüüd mängida vabaks, need kinnised punased sellepärast, et tal on neid vaja ja samas teha turvalöök. Andres omakorda ründas ja samas ka vabastas ühe punase. Tekitades ka väikese rünnaku võimalus Aleksile, kuigi võimalus jätta mustale ei ole väga hea. Aleks otsustas turvalöögi kasuks, mis tal jäi natukene nõrgaks. Andresel poolkava võimalus ja väga hea ka jätta mustale. Ei, natukene. Ja selle löögiga punktide arv laual läks 8 võrra väiksemaks ja Aleksil on nüüd vaja 2 snukrit. Ja arvestades, et punaste positsiooni, siis tõenäoliselt ta saab näha. Jah, nüüd on vahe veelgi suurem ja tõenäosus, et Aleks lauda tagasi tuleb, on üsna väike. Ja ta eksib, see pole üldsegi tähtis. Esimene frame. Kohtunik Toomas Tartes paigutab kuulid tagasi ja loodame, et mängijad saavad nüüd natukene hoogu sisse ja soojemaks ja tulevad põnevad freimid. Esimeses mõlemad näitasid, et pinge on ikka päris suur. Aleks teeb väga hea avalööki, valge jääb peaaegu et boardi külge ja üks punane vaevu paistab kindlasti mitte rünnaku jaoks. Ja Andres vastab päris hea turvalöögiga, aga valge läheb vastu rohelist ja Aleksil on omakorda päris hea turvalöök mängida. Aga ta eksib. Ja nüüd on päris mitu kuuli löögil Andresel. On rünnaku alguse valikud isegi peal.
vaatame, kui palju ta suudab sellest punkte koguda. Teeb kindlaks, et must mängib paremasse auku. See löök praegu vajab ikka päris täpset toomist. No, tundub, et õnnestus. Nüüd on valge kunst, sellepärast, et mustast valge jookseb põhimõtteliselt 2 punase sisse ja jätta hästi ja ta teeb väga ilusa löögi, jätab päris hästi, kuigi ta nüüd peab mustast ära mängima eemale. Tõenäoliselt vasakus lähimal ja valgel lähimas punasest sinise juurde. Vaatame, mis ta teeb. Otsustab mängida paremale. Väga ilusti laiali on punased, aga ma ütleks, et ta eksib, aga see oli natukene nõrk löök, mis teeb mängu praegu jätku natuke keerulisemaks. Ehk sinine on see kuul, mida ta plaanis mängida sinisest. Nüüd ei saa vaikse löögiga teda sisse lüüa ja jääda valgega punastesse, sest nurk on teisele poole ja valikud on kas väga tugeva löögiga ringiga tuua valge üle laua või siis tõenäoliselt teeb vaikse löögi ja üritab lihtsalt valge jätta kohale ja nüüd tal tuleb poolkauge punane, millega on üsna lihtne eksida. Väga ilus toomine mustale ja on ka hea nurk, et mängida vabasid punaseid vasakule auku. Et vaatame, Aid mängib ikkagi peale vinti, mängib paremale auku. Ja tundub, et Andres saab hoo sisse ja praegu punaste seis on väga kena ja siin on täitsa oodata suurt breiki. See, mida me kõik naudime snukri puhul. 23. Natukene kaugele läks valge, aga ei peaks olema probleeme. Aga toomine oli raske ja nüüd on üsna keeruline löök, kui üldse must läheb keskele. Tundub, et ei lähe. Pani. Breik on lõppenud, Andres otsib head turvalööki. Mis ka ei ole triviaalne sellest olukorrast, ma peaksin ütlema. Ja. Kui ta näeb paremat poolt kollast, siis on võimalused. Ja tundub, punaste vahel on piisavalt ruumi, et jõuda valgega kollaseni. Mängida valget tahapoortesse. Ei näinud ja ei ole muidugi paha, aga võimalus oli lõpetada see frame. Väga ilusa toomisega löök oli, ehk musta peale jäi väga hästi valge küll, aga punane kuul ei läinud sisse ja löök läheb jällegi Andresele. Ja veel löök ebaõnnestus nii õnnetult, et objekt pall tuli ringiga tagasi ja lõi teise punase Andresele positsiooni. Andres küll eksib löögil.
tundub, et oleks otsustas turvalöögi kasuks ja natukene kõvasti küll lööb. Valge Porti võimalus oli jätta ta rohelise taha. Andres läks ründama väga-väga rasket kuuli ehk täiesti seinast ja üle laua. Vaatajad, kes on proovinud seda mängu, mõistavad, kui suurt täpsust nõuab see löök. Ja selle riski pealt Alex saab jälle võimaluse, kuigi ei suuda seda ära kasutada. Ma pean ütlema nüüd selle ühe ja natukese freimi jooksul, et Andresel on sisselöömised on palju parema täpsusega, aga pean tunnistama, et isegi mööda löökide puhul Alexi toomised on ülitäpsed alati olnud, mis annab lootust, et kui ta praegu saab tempo sisse ja närvid paika, siis võib ka temalt näha suuri breike. Ja nüüd me näeme jällegi ja täpse löögi ja ka jätkuvõimalus. Nüüd kas ta veeretas üle ja peidab oma punase ära, mis on keskmise augu ees. Tundub, et see juhtuski. Õnneks ta saab jätkata ka nurka, aga see on palju keerulisem löök. Siinkohal oli näha, et adrenaliini voolas natuke liiga palju ja musta löömisel oli löögi tugevus liiga kõva. No siin peab ütlema, et on ka kohalikude turniiride eripära ehk need lauad, nad ei ole muidugi võistluseks üles pandud ja nad ei ole täpselt kõik ühe kiirusega ja enne seda kohtumist Alex mängis just 4 tundi palju aeglasema laua peal ja seega vajab harjumist natukene, et su löögi tugevus ehk kui kaugele kuulid veerevad samast löögist vajab natukene ümber harjumist peale igat mängu ja eksib jällegi ideaalselt oli paigutatud valge, aga eksib kergelt mustaga ja annab Andresele võimaluse. Ikka vaatajatele, kes on kusagilt ITV-s või Eurospordist või BBC-st näinud pro-ülekandeid, et põhiline vahe, mis on mängul, toimub pro, on esiteks mainitud, et seal on tavaliselt lihtsalt tuuakse lauad, pannakse ülesse suures saalis ja need lauad on kokku pandud palju kiirema kalviga, esiteks ehk kuul veereb kaugemale, mis teeb mõnevõrra lihtsamaks mängu. Kalev on ka küttega. Ja ta kiiruse jaoks on ka soojendatav, mida need lauad ja see laud, mille peal praegu mängitakse finaali ei ole. Ja erineb ka kõvasti, mis on kaamerast eristesti näha valgustus. Sellepärast, et seal on üsna võimas stuudiovalgustus laua peal ja see eresus, mis me näeme siin laua keskel, on isegi, ja me näeme, et nurkades ta on ikkagi tumedam, seal on ühtlaselt ja ma arvan, et umbes 2 korda eredam, mis teeb mängimise natukene lihtsamaks. Aga üldiselt suurt vahet ei ole, eks peab
väga palju mõtlema ja olema väga-väga täpne. Noh, omakorda see, mis ma nagu nimetasin, teeb muidugi mingeid suuri puhtalt matemaatiliselt saavutusi tehnilisi keerulisemaks. Ehk see, et siin on palju paksem kalv, aeglasem ja ta on ka kulunud ja kohati on natukene ebaühtlane, mis on täiesti normaalne isegi peale mingi mõnekümne mängu, siis ei saa 100% kindel olla alati löögi täpsuses ja ei saa nii vaikselt mängida, mis teeb keerulisemaks mängu. Aga selle kasutades hetke, et Andres tundub, et on minemas 2-0 juhtima seda kohtumist. jah, Andres võttis tempo sisse, et kasutas Aleksi viga ja väga-väga hästi hakkas koguma punkte. Ja nüüd mõlemad punased mängivad paremasse nurka, mõlemad vabad punased, vabandust. Tal on vist ühte nüüd vaja, kui on jah, Ei ole. või ei ole. Laulu 51, vahe on 53. Jah, Nüüd siis just. juba 60. Nüüd see mäng on, see freim on Petrovi oma ja praegu saab täiesti pingevabalt üritada natuke oma kätt. Need punktid enam ei loe. Ja nüüd jah, Andres selgelt juba läks harjutusrežiimi, sest et pinget ei ole, ta nüüd proovib panna punasest valge paigutada nii, et ta saaks viimase punase ära mängida või siis ta hoopis otsustas spordipunast mängida. Et vaatame, kas ta suudab lauda puhastada, sest et kõik värvid on ilusad lõpetamiseks. Mauri, kas sa kuulsid, mis praegu breik on? Ma kuidagi kaotasin. Tee kuskil üle 40 kindlasti. Ui. Eksib, jah. Aga sellest piisas, et seis oleks 2-0. Ehk 6 võiduni, Andresel on vaja võita veel 4 freimi. Aleksil on vaja võita kõik 6. Ja Andres võttis lühikese breigi. Loodame, et mingi paari minuti pärast on tagasi lauas, nii kaua kohtunik Toomas Tartes asutab kuule. Tundub, et pakkus lühikese breigiga Aleksile ja Aleks on täiesti rahul oma mugavas tugitoolis, kus ta veetis hea poole teisest freimist.
kolmanda freimi alustas Petrov. ja Alex lööb safety tihkeks ja jätab Andresele peale mitte väga raske poti, samas on Andresel võib-olla keeruline tuua palli sinise peale. Must ei ole mul täpil. See oli küll 100 kilomeetrit tunnis, et laual toimus nii palju, vajab hindamist. Oleks nagu kohe selge, et ta tahab pottida ülal vasakul olevat punast ja jätta valge sinise peale. Ja mis õnnestub tal ideaalselt valge jääb õigele poole sinist, et tuua valget peale sinise löömist uuesti punaste poole. Nüüd on kõik turvalöögid on raskendatud, kuna üks punane veeres sinna kodu poole, ülemise poorde juurde. Ja kui Alex küll koristab ta praegu ära, siis olukord jällegi muutub. Eksis. Ja ma ennem eksisin, et oli ikkagi suhteliselt otse selle sinise peale, sellepärast otsustas selle üksiku punase kasuks, muidu ta kindlasti oleks taht mängida punast, mis on musta punkti juures. Väga lihtne algus Andresel, kuigi küsimus on nüüd värviliste kuulidega. Oma kohtadel on ainult sinine. Ja tundub, et tal õnnestus mängida sinise peale. Väga ilus toomine jällegi natukene nõrk. Ja oleks üks 3-4 sentimeetrit. Andresel on väga hea meel selle 3-4 sentimeetri üle. Samas tundub, et Andres on selle laua kiiruse endale selgeks teinud, et on tal ka selleks juba mitu freemi aega olnud. Jah, ma arvan siin saalis ka Andrest olen näinud enamasti selle laua peal mängimas. Siin lauad on natukene klubi 147 ikkagi erinevad ja igal laual on oma pärama. Et see laud on ka niinimetatud steelblock boardidega, mis on kergelt kõrge võrreldes tavalise klubilauaga. Andres läks väga enesekindlalt lööma rohelist ja tõi ringiga valge heale positsioonile. Jah, nüüd on küsimus, kas tal on hea toomine järgmisele värvile. Tal on isegi 2 löögi võimalus. Selline venitamine. Võtame. Väga ilusti lööb sisse ja tal jääb roosa diagonaali. Võib-olla isegi must paistab keskele. Kuigi musta koht on kinni. Tundub ka praegu, et roosa koht on kinni, mis tähendaks, et must läheks tema täpil oleva punase taha. Ja venitamisest rääkides, siis võib-olla ekraanid pealt ei ole näha, aga nii Alex kui Andres on üsnagi pikakasvulised, mis mingis mõttes snukri spordis on võib-olla eeliseks. Jah, seda kindlasti Mauri, sest et pikendusega löögid on alati raskemad. Ja mida vähem sa pead pikendusega lööma. Kuigi tänapäeval on ka pro-sportlasi, keda vaatad, et pikenduse pealt mängib pead paremini kui käe pealt. Aga ma arvan, et meil oli vist nüüd 2,5 freimi jooksul. Kas üks pikendusega löök oligi? Et keegi pidi lisavarustust kasutama. Aga näed, musta punkt oli hoopis lahti. Jah.
jah, et meil siit ekraani pealt ei ole hästi näha need punktid, Andres näeb aga väga täpselt, mis kus asub. Ja saab näha nüüd, et kuhu läheb roosa. Andres mängis punasele, mis on musta taga. ja see nõudis täpsust. Tundub, et roosa punkt on kinni ja nüüd Toomas Tartus paneb roosa natukene, jah. punase taha, alla punase taha võimalikult lähedale roosa punktile. Et kes ei ole tuttavasti reeglitega, siis värvilised kuulid, nii kaua kui punased on laual, need peale sisselöömist tagastatakse lauale ja siis igal värvilisel kuulil on oma koht. Ja väärtus on siis kollane on 2, roheline on 3, pruun on 4, sinine on 5, roosa on 6 ja must on 7. Aga juhul, kui kuuli õige koht on kinni, siis kuul pannakse, kuna ta peab kuidagi laua peale panema, pannakse kõige väärtuslikuma punkti peale. Ehk näiteks, kui sinise koht on kinni ja siis on vaja ta tagasi lauale panna, siis esimene eelis on must koht, kui ta on vaba. Kuigi praegu me olime peaaegu olukorras, kui kõik punktid olid kuidagi moodi kinni teiste kuulidega. Sel juhul kuul tagastatakse maksimaalselt lähedale oma kohale ja veeretatakse see maksimaalselt lähedale siis musta kuuli poorde suunast. Kuigi praegu vist jah, ma jälle eksisin, et roosa on ikkagi omal punktil, et jah, see kaamera nurk natuke petab ja peidab asju. Praegu on Andres aga oma breigi käima saanud jälle. Jällegi selle saali valgustus ei võimalda kaamerat panna niimoodi, et lauda oleks, see kaugem poort on tavaliselt palju kõrgem kaadris ja siis on paremini näha asju, aga piisavalt hea, et jälgida mängu. Ja kuna huvi tõuseb, siis tõenäoliselt peab ka parandama seda olukorda ja rääkima klubi korraldajatega, et oleks võimalik valgustit tõsta kõrgemale, mida me peame kindlasti tegema, et järgmised aastad oleks parem jälgida. Praegu on Andresel breik 43 ja jätkub. Ja breik on juba 44 ja vaadates punaseid, siin on tubli võimalus teha üle 50. Võib-olla ka rohkem. Viimased 4 punast küll nõuavad mingit kavalamat asja. Ja tundub, et Andres on seisus, kui ta suudab nüüd 3 vaba punast realiseerida koos mustaga, siis ta neid kinniseid punaseid ei vaja. Vaatab skoori ja just, mida just Noori ütles. Sisuliselt vaatas, kas tal on vaja need 3 punast lahti mängida. Väga ilusalt, sujuvalt mängib. Andres on 57. Sisuliselt, ma arvan, mõned tunnid päevas on lauas. Väga tõsiselt treenib ja on ka suur lootus. Et Eesti ajaloo jooksul on vist teine snukrimängija, kes on täiesti pro-tase ambitsiooniga ja see vajab muidugi talenti, aga rohkem tööd ja ta teeb seda tööd. Teeb ka treeneri tööd juba. Andres 65. Ja breik 65. Aleks vaatab skoori.
laual on 67 punkti, et tal on võimalus. Võimalused on täitsa olemas, küll mitte praeguse täpsusega ja tempoga, mida Alex on näitanud viimase 2 freimi jooksul. Andres mängib väga julgelt safety't ja punane jääb potitavasse olukorda. Selgelt keskendus valgele ja ei mõelnud seda, et esimene prioriteet alati on see, et saada punased ikkagi turvasse. Ja kohe saab ka karistuse selle eest. Ja kõik see näeb välja kui 3-0. Ja juba ta vajab, Alex vajaks snookerit ja arvestades punaste asukohta, siis pigem see võimalus on teoreetiline, et siit tuleks freimi võiduga välja, et eksib küll värvilisega, aga midagi lihtsalt peale ei jäta. Ja isegi turvalöök tõenäoliselt sunnib mingi punase vabastama, kontrolli vabalt panna liikuma laual. laual see 59, vahe on 60 punkti. Ma arvan, et Alex proovib teha mõned head löögid, et natuke kasutada enesekindlust. Isegi kui tal see freimi võit on juba nagu tema jaoks sulgumas. Võimalus võita sulgumas. Andres vastab päris hea turvalöögiga. Ei õnnestunud päris hästi turvalöök jällegi. Rünnaku võimalus jälle Andresel. Jällegi väga ettevaatlik löök, et prioriteet oli valge läbi viia, et valge jääks kusagile punaste sekka. Jälle Andresel hea rünnaku ja ka freimi lõpetamise võimalus. Kõige kurnavamad tööd, kes peab kogu aeg valves olema ja ei saa pausi ega istuda, on kohtunik ja ka skoori pidama ja kõike nägema, mis toimub. Ja selle kohtumise kohtunik on Toomas Tartes, kes on ka ise snukri veteran ja ma arvan, vähemalt 5 või 6 aastat on mänginud Eesti meistrivõistluseid, kui mitte isegi rohkem, aga väga palju panustanud võistluste korraldamisse. Ma arvan, ta on vähemalt sama palju suurvõistlusi ka korraldanud. Ja suuresti tänu tema tööle snukker üldiselt areneb Eestis.
rääkides jällegi aastatest, siis ma arvan, et mõlemad mängijad umbes sama kaua on mänginud snukrit, kuigi taustalt on erinevad. Andres on päris alguses alustanud vene piljardiga ja hakkas juba treeningut tegema ainult snukrit, ma arvan, 15-aastaselt, kui ma mäletan õigesti, ja siis Alex on puuli mänginud üsna tõsisel tasemel. Ja oli kõvasti üle 20, kui alustas snukrit mängima. Ja nüüd selle jutuga seis muutub 3-0-iks. Ehk Andrese jaoks on töö poole peal. Kui me vaatame punkti arvu, siis ikkagi on üsna ühe mehe mäng olnud seni. Tuleb märkida, et eks ikka Andres tuli siia finaali favoriidina, selge favoriidina. Tema treenituse tase on ikkagi, ta treenib igapäevaselt, tal on nüüd ka oma treeninglaud. Ja samas ei ole nagu ametlikku statistikat, ma arvan, et võistluse viimase 3-4 kohtumise seis ongi neil, kas oli 2-1 või omavaheline, nii et see kõik ei ole nii ühepoolne, kuigi pean tunnistama, et viimase aasta kasv on, taseme kasv on Andresel märgatav. Nüüd oleks Aleksil vaja ühte head breiki, et kasutada enesekindlust ja motivatsiooni. Kahjuks hetkel on mäng natuke ühepoolne ja Petrov hakkab eest ära libisema. Snukrimäng on juba selles mõttes naljakas, et kui sul löögid lähevad, siis su enesekindlus kasvab, sa tunned ennast rahulikumana, sa näed löökide trajektoore ja järgmine hetk eksid paar korda ja see kõik on nagu sult ära võetud. Et selles mõttes mäng võib pöörduda. Ja ma arvan, see ongi nagu professionaalsus selles mängus, et inimesed, kes suudavad paremini kuidagi kontrollida oma halbu momente ja ära unustada kiiresti, need ongi parema tasemega lõppkokkuvõttes, sellepärast et kõigil tundub vigu ja eriti võistlusnärv, ehk nagu öeldakse, et oma 70% sellest mängust on ikkagi psühholoogiline tugevus, tugev moraal. Alex pikendas kiid ja üsna raske löögiga päris hästi alustas. Küsimus on see, kas tõenäoliselt ta näeb musta, aga mida teha edasi? Kehakeel ütleb, et siiski vist mitte. Tundub, et ei, jah. Teeb päris hea turvalöögi. Tundub, et on isegi snukker. Vastane teeb väikese kiiga vastu laua äärt aplausi. Väga ambitsioonikas kaitselöök. Üritas kaheporti põrkest riivata punast selliselt, et valge jooks tagasi üles kollase kuuli taha. Ja reeger on selline, et kui lüüakse mööda, siis võib vastas sportlane paluda kuulide esialgse olukorda taastada. Ja nüüd tundub, et Alex valis vähem ründava
mängu plaani. üritas bottida kaitselöögi elementidega nii-öelda. Jah, et 3 preemi pealt nagu vaatas, et tõenäoliselt tempoga ta vastast üle ei löö, et prooviks rohkem positsiooniga ja rohkem kontrollida olukorda. Vaatame, kas see muutus. Esiteks, kas ta jääb selle plaani juurde, teiseks, kas see toob talle sisse. Ja Andres nüüd läheb üsna riskilöögi peale, eksib sellega. Oi, mida valge teeb? Noh, õnneks on roosa ees ja teised näha, aga see on üle punaste kuulide löök, ehk see on ikkagi üsna raske. Ärge proovige seda kodus. Ekraani pealt tundub, et löök on otse, tegelikult ta ei ole seda, et ekraan moonutab. Tegelikult on see väga raske löök. Ja tundub, et see õnnestus. Ja see oli Napilt. väga täpse jõuga ka löödud, ehk üle kuuli on väga raske kontrollida ka löögi kiirust. Ja nüüd mainitud reegel, et kuna roosa punkt on kinni, siis roosa kuul võttis sinise koha. Järgmise löögiga Oleks proovibki roosa õige kodukoha vabastada. Ei, see oli turvalöök hoopis. Jääb natukene nõrgaks vist, ehk paremalt poolt punased paistavad, mis teeb turvalöögi võimalikuks Andresele. Aga tundub tõesti, et nüüd kergelt taktika on muutunud. Mis mõjub? Andres küll eksis. Ma usun, et Oleks laseb valge tagasi panna, nii on. Andres peab üsna õrnalt riivama parempoolset punast, et valge ei läheks parema augu suunas. Ja ta pigem lööb mööda kui tihkeks. Et seekord läheb väga hästi ja peaaegu lööb punase ka sisse. Vaatame, mis valgega toimub. Valge jääb peitu, ehk nüüd on või siis ei jää. Väga raske selle nurga alt aru saada. Isegi valge tagant ei ole väga hea aru saada. Oleks just proovib, ühe silmaga piilub. Tundub, et on mängitav. ja, Ei olnud. Ja see toob 6 punkti vastasele. Ja ka väga hea esimese löögi võimaluse. ja see eelmine löök, mida Oleks lõi, oli üsna ambitsioonikas põrkest punast sisse lüüa ja läks üsna kiiresti löögile. Andresel on natuke valge on hästi. Tal on ka hea nurk, et tuua järgmise punase peale. Nüüd vaatab, kas must läheb oma kohale või ei lähe. Ja siis selle järgi setib plaane. Selle jaoks, et suuremaid breiki ehitada, eks peab oma vähemalt 3-4 lööki ette mõtlema, et ei läheks löögid liiga keeruliseks ja et oleks alati järgmise löögi võimalus ja ka, et see järgmine löök ei oleks liiga keeruline selle jaoks, et avada endale järgmised võimalused. Ja tundub, et Andres väga hästi kasutab kõiki võimalusi.
väga ilusti kontrollitud löök. Et kui te olete mänginud näiteks puuli ehk rahvakeeli piljardit, siis snukri vahe on suuresti selles, et siin on väga tugevad vindid väga paljudel löökidel, mis te näete praegu, et sellest, mis oleks naturaalne valge veeremine, ikka see trajektoor, mida valge teeb, lõppkokkuvõttes on väga kõvasti erinev, sellepärast et valgel on suht alati päris tugevad külgvindid sees. Andres sooritab väga raske löögi. Eksis enne positsioonilt, aga tuli sellest kenasti välja. Lisaks laua kalvi karv on ühele poole ehk musta kuuli poorde poole, mis annab kerge kallaku kõikidele löökidele, millega ka peab arvestama, eriti vaiksete löökide puhul. Ja nüüd on olukord, kus üks punane vist, mis on selle 3 seas musta juures, vist mängib, aga ühtegi lihtsat lööki ei ole. Ja nüüd Andres, jah, see tundub mängima. Andres otsustas avada ja teeb väga ilusa soorituse. Ei tea, kas nüüd see punane jäi löögile. Tundub, et küll. See oli ikka praegu väga super. Ja sellega tal avanes võimalus lüüa veel 3 punast sisse. Ühe juba lõi ehk 2 jäänud. Aga tal on vaja veel ühte, kui ta mängib isegi läbi mustade. Kui ma nüüd õigesti arvutan. Noori, sul on matemaatikaga täna palju paremini tundub. Praegu natukene arvutan siin. Ja tal on veel vaja punaseid. Jab. Jällegi ja üritab avada. Väga agressiivne löök ja väga ilusti tuli välja, et tundub, et keskel on üks punane. Jah. Mis küll ei ole päris kingitus, aga ja, tal on kaks keskmiselt rasket lööki, ütleme Andrese kohta keskmiselt rasket lööki, et üks keskele ja teine vasakule nurka, et vaatab, kui ta valib, võtab keskele. See on ikka lihtsam löök. Üritab jääda mustale või roosale, tal on valida. Punasid enam väga avama ei pea. Tundub, et praegu on ainult 2 punast, mis seal potutavad. Ja ilusti lööb sisse. Ja nüüd tal on piisavalt vabu punaseid. See on vist nüüd juba 4. löök pikendusega jällegi see, mis ma ütlesin, et üsna kõrget kasvu on mõlemad mehed. Andres vajab nüüd punast, musta ja siis veel ühte punast, et kindlustada veel freimi võit. Ja tundub, et siis meie Eesti snukri tipphetk jõuab vaheaja poole seisuga 4-0. Ka see oli seni üsna ühesuunaline liiklus. Ta oleks tahtnud valgeks natukene kordest eemale liikunud, aga tal on ainult seda punast vaja, ta võib mõõtsema positsiooni pärast. Ja kõik läheb ilusti, tõenäoliselt praegu valib roosa, siis kuna sellega saab punaseid juurde või siis mustast hakkab avama. Ta üritab valge läbi pordepõrke juhtida punastesse. Ai, tal on veel üks see isegi paistab seal. Aha, see ülemine punane mängib. No siis on veel lihtsam.
või siis ta oli valge natuke lühikeseks jah, et see roosa all olev punane muidu potib, aga kohe näeme. ja see, mis ta praegu kontrollis suundas, on tegelikult ta hetkeseisust on 3. löök edasi, ehk mees plaanib juba järgmiseid punaseid. just kõik läbi. jah, nüüd kontrollib veel kord, kus on õige nurk. sellepärast, et selle löögiga roosa tuleb tagasi. jah, ta toob piisavalt madalale, et saaks seda vabalt mängida. ja meilegi märkamatult on praegu, kas ma kuulsin õigesti, breik 83, 84, ehk siis meil on esimese 100 breigi suhteliselt suur tõenäosus peal. No, hoiame pöialt. Nüüd see natuke ebaõnnestus, et valge jooksis portesse, mida kindlasti Andres ei soovinud. No seda praegu tegelikult see on aeglane ja libe laud, sest et pro laua peal see ei peaks olema nii tugev löök. Aga kahjuks sadat ei tulnud, aga see üsna lähedane jah. aga nüüd mängijad otsustavad, kas nad võtavad vaheaega. Ehk kuna meil ei ole kohustuslikult reklaamipause, see vabadus neil on. Võib-olla veel aga kohtunik kuulutab pausi ja ei peaks täpsustama, ma arvan, et see peaks olema 15 minutit standardselt. Ehk varsti tagasi ja suured tänud. Tere tulemast tagasi. Käib Eesti meistrivõistluste finaal. Seis on 4-0 Andres Petrovi kasuks. Mäng käib 6 võiduni. Ehk meil on võimalus näha vähemalt 2 freimi, loodame, et rohkem. Ja maksimum siis 7. Avab Andres Petrov. Nende jaoks, kes just liitus meiega, siis valges särgis on Alex Leitmäe ja sinises särgis on Andres. Ja sooritab väga hea avalöögi. Alex teeb pea, see ei ole kõige halvem löögi lõpp antud olukorras. Ei välista isegi, et see oli sihilik. Ja Andres edukalt leiab mingi rajakese punaste vahelt, mismoodi valge tagasi turvasse tuua. Ja jällegi kogu mõtlemise vaev jääb Alexile. Alex lööb nii-öelda säilitava kaitselöögi. Andresel ei ole head pottimise võimalust, vähemalt mitte tuua valget välja. Tundub, et must mängib ainult paremale, kui sedagi. Väga raske aru saada selle nurgalt.
teeb väga hea turvalöögi jällegi. Vasakult poolt, meilt vaadates vasakult poolt ei ole vist ühtegi hea turvalöögi võimalust ja paremalt poolt seisvad punased on päris keerulised. Ja nüüd Alex proovis ülipent lööki teha, mis tal ei õnnestunud ja Andresel on vist rünnaku võimalus. Jah. Valge läks natuke ebamugavasse positsiooni, kui Andresel pole vaja musta löömisel väga muretseda positsiooni pärast. Jah. Ei olnud väga täpne löök, aga oli piisavalt hea, et sisse minna. Nüüd must mängib mõlemal nii vasakule kui ka paremale ja kõik võimalused teha suur break. Küll valge ja valele poole sinist. Andres vaatab vasakul portes punast. Tõenäoliselt on plaan mängida sinine, nii et valge jääb selle punase taha. Natukene jääb nõrgaks löök, aga jällegi pikk kasv. Jah, ei ole suurt vaeva venida välja selle löögi peale Andrese jaoks. Ja jätkab. Hoolikalt puhastab kõik kriidi jälle ära, sest et kriit on üks suurimaid põhjusi, miks mõni löök vahest läheb liiga otse. Kui kriit teeb kuulide peale, mida puhtamad kuulid on, seda kindlam on see, et löök lõpeb nii, kuidas sa seda plaanisid. Oi. See oli ka ootamatu viga täitsa. Tõesti ootamatu Andrese puhul. Nähtavasti ta juba muretses valge jätmise pärast ja unustas, et olulisem on kuul sisse lüüa. Et seda juhtub ka väga kõrgel tasemel mängijatega. Vaheajal õnnestus siin ka Aleksiga paar sõna vahetada ja ütles, et poolfinaal oli ikka väga kurnav, et oli väga pikk ja taktikaline mäng, tasavägine ja kurtse väikse väsimuse üle. Eeskätt siis mentaalse väsimuse üle. Aga kunagi ei või kindel olla, kas jääb see finaal ühepoolseks või ei jää. Igal juhul need, kes on algusest peale meiega vaatanud, võib-olla panid tähele, et teine kaamera nurk on nüüd, just see on nüüd palju mugavam ja nüüd saab vaadata väga palju paremini saab näha lööginurkasid ja siis meil on vähem põhjusi kurta, et ei ole näha, kas läheb või ei lähe. Me saame paremini jälgida mängu ja arvata. Aga meie arvamise peale Andres jälle kogub hoogsasti punkte. Punased on väga hästi laiali. Musta all olevad 2-3 on võib-olla natuke keerulisemalt maha mängimiseks, aga ülejäänud on ikka väga mugavad ja siin on suure breigi potentsiaal täitsa olemas ja ka edumaa suurendamise võimalus. Ja just Andres üritas
mainitud punased lahti arutada, et nad oleksid mängitavad. Tundub, et õnnestus, et nüüd mõlemad isegi nagu paremale poole punane läheb. Aga ta ei ole rahul sellega, mismoodi kohtunik paigutas musta. Eks ta ole millimeetri mäng. Ja mängijad näevad väga-väga täpselt kuulide seisukoha ja mängib väga ilusti boardi punase. Avab sellega kõik 3 punast, mis on olnud, mängivad. Kuigi valge jäi natukene madala võitu ja järgmine punane tuleb tõenäoliselt üks nendest, mis on pigem seal roosa kõrgusel. Roosa koha kõrgusel, roosa on meil, vabandust, jah. Roosa on meil nüüd seal sinise positsiooni okupeerinud. Väga sujuvalt lööb sisse, väga sujuv liikumine on Andresel. Ta on väga tõsiselt löögitehnikaga tegelenud ja töötanud parimate treeneritega. Ta on töötanud Alan Triigiga, kes on löögitehnikaga tegelenud pea et kõikide top, ma ei tea, 16 mängijatega, vist kõigiga on kunagi treeneri tööd teinud maailma parimatega. Ja kindlasti see oli kõvasti abiks. Aga eksib pikendusega löögiga. Ja Aleksil on nüüd keeruline ülesanne koguda. Ja nüüd 2 punast on ka kinni. Ehk olukord muutus breigi mõistes dramaatiliselt. Seda enam, et sellest punasest ikkagi mustale jätta ei ole ka kõige lihtsam asi. Ta proovib tugeva löögiga lihtsalt ära tuua roosale. See löök jääb natukene nõrgaks. Ei õnnestu asjad täna Aleksil. Õigemini täna õnnestuvad selles mängus mitte. See on 3. ring, mis ta mängib täna. Ja mainitud kurnav mäng. Seal ta tegi väga ilusaid seeriaid. Aga eelringid olid küll. Ja nüüd jällegi ta ei veerita vist piisavalt läbi. Kas ta näeb seda lööki? Otse näeb. Siis oli piisavalt, vabandust. Aga eksib. Kuidagi kiirustas selle löögiga. Ja jätab lihtsa esimese löögi Andresele. Ja punkti vahe on siis meil 53. Andresel on vaja 3 punaste värvi. 2, vabandust. Vaheajal täpsustasin natuke ka statistikat, et kõik ei ole meeles. Ja siis rääkides Andresest, siis ta alustas, oli öeldud, Vene piljardiga ja 14-aastaselt ta võitis Eesti meistrivõistlused. Mitte juunior ja midagi, ta Eesti meistrivõistlused. Ja seal enam ei näinud kasvuruumi ka väljakutset, sellepärast, et see ei ole
ala, kus oleks mingi maailma populaarsus ja ta ei ole üldsegi globaalne. Ja siis peale mõnda aega nii snukri kui ka puuli mängimist ta hakkas tõsiselt tegelema upp. See oli väga riskantne. Ja tal vist ei ole nüüd enam lööki. Ja siis ta hakkas tegelema snukriga. Ja see on siis meil nüüd 7 aastat. Selle aja jooksul tal õnnestus 5 korda võita Eesti meistritiitel, ehk ta on peale 2 aastat juba oli piisavalt tugev, et siin võistelda ja võita. Oleg uurib skoori. Laual on 59. Aleksil on vaja 2 snukrit ja kõiki punasid koos mustaga, ehk siis jällegi ta võimalus võita on pigem teoreetilist laadi. Ja ega siin lihtsalt snukrit ka ei ole, arvestades punast, mis jäi sisuliselt laua keskele, mis teeb asjad palju keerulisemaks ja ta jätabki selle punase peale. Ehk nüüd on juba vormistamise küsimus ja skoor on 5-0 Andrese kasuks. Peale vaheaega mäng jäi üsna ühepoolseks. Atmosfäär on muidugi fantastiline, et mängijad naeratavad üksteisele ja oli kas skriidist või siis lauatekstuurist oli tingitud väike nagu kalle valge veeremises, siis nagu Andres lühidalt arutas seda momenti Aleksiga löökide vahel. Ja jällegi Andresel on ikka väga suure, saab nagu freimis punkti arvu. See oli vist 2 enam-vähem sama suurt breiki nüüd. Ja. Praegu on 31. 31. Põhimõtteliselt võimalik breik 58. Aga väga raske, roheline suhteliselt otse, et on raske tuua pruuni peale, isegi kui ta tabab. Aga lööb sisse, väga täpsed löögid tulevad ja jättis ka väga hästi. Ja. Et on lihtne lüüa nii, et ei pea sinise peale jätmisega pingutama. Ja saavutatud ülekaaluga Andresel pinget ei ole peaaegu üldse, sest ta nagu mängib nagu treeninglauas ja teeb väga ilusad toomised. Ja need väikesed kiiruse vead, mis tal olid teises freimis, on nüüd juba läinud ja võib lihtsalt nautida ilusat täpset mängu. Vist oli 48 viimane breik, jah. Ka vist 58. Aga mis on tähtis, on see, et seis on juba 5-0 ja mäng käib 6 võiduni. Ehk leitme võimalused on väga väikesed. Kui ta just ei saa oma mängu käima. Aga tundub, et väsimus on väga tõsiseks faktoriks. Jah, peab veel mainima, et lisaks tänastele mängudele olid eile alagrupi mängud. Ma ei tea täpselt palju Aleks mängis, aga siin mõned mehed mängisid eile 10 tundi järjest, praktiliselt väikeste pausidega alagrupi mänge. No ja see on amatöörsnukri selline erinevus pro-mängudest, kus võib lubada endale
täistöönädala selleks, et finaalini jõuda, isegi sama pikkade mängudega tihtipeale ja samade mängijate arvudega on niimoodi tehtud, et isegi väga pikkade matchide freimide arv päevas ei ole kunagi üle 16. Aga amatöörtasemel kõik inimesed, kes mängivad, neil on mingi muu töö ja pressitakse mängud tavaliselt kokku nädalavahetusse. Ma arvan, et olid mõned aastad, kui oli ka reede hõivatud, aga tavaliselt on ikkagi see on laupäev, pühapäev. Ja tulemus on see, et mängusid tuleb hullult palju ja selline ka see, et kes on tugevam, kes suudab oma 10-12 tundi ära mängida ja järgmine päev ka jalul olla, see omab tähtsust. Aga väga hea avang Andreselt ja hästi jäetud Mustale. Väga agressiivselt alustab. Täiesti võimalik, et see on... Lõi praegu Musta tihkeks, peaaegu oleks mööda läinud ja Valge jäi ka positsioonist natuke välja. Aga tuli väga hästi punaste vahelt läbi ja uuesti Mustale. Jah, see oli super löök ja kõik võimalused lõpetada see freim ühe visiidiga. Praegu Andres mängib täiesti pingevabalt ja pigem ta keskendub sellele, et teha head breiki. Minu teada on see nüüd 2 või 3 kuud, kui ajast, millal Andres hakkas treenima prolaual kiire kattega ja täiesti kiire laua peal. Ja ma arvan, et temal on ka kergelt problemaatiline üle minna amatöörvõistlustel mängida aeglasema laua peal. Siin päris mitu korda on nähtud, kui on vaja mingi väga-väga tugeva tagasivindiga näiteks toomised, et temal on see maksimum tagasivind on nagu tunnetuse probleeme on olnud ja siis nagu emotsionaalselt vehib käega, et nagu aitab kuuli kaasa veerema. Aga see on ikka tavaliselt olnud piisavalt hea, et breigi jätkata. Jällegi praegu oli löök, et on minimaalne kiirus, et Valge jääks punase löögile ja sisuliselt, et sinine minestaks juba auku, et ei lendaks, on ju, vajuks. Ja siis selliste löökidega on jõud, löögi kiirus on väga tähtis. Aga ta põhiline on see, et tal on väga hea täpsus täna ja selgelt ta lööb sisse nii palju rohkem. Et isegi see, et vahest breigid katkevad, ei ole suurt vahet, ikkagi päris suure ülekaaluga. Ja väga võimekalt liigub võidujoonele, finišile. See küll Valge valele poole sinist ja saame näha, et kas ta üritab läbi ülemise porte Valget ringiga tagasi punaste peale tuua. Ei tundub, et ta valis pika löögi, et ta käis nüüd kollases nurgas vaatamas, et kuhu on optimaalne Valge jätta, et oleks piisavalt otse löök. Jah, just, et Mustale jätta. Mingi hääl tuli sisse kusagil saalis ja Andres võttis pausi, tõusis püsti, vaatas veel kord nurka, keskendus ja läks löögile ja tegi väga täpse löögi. Kuigi nüüd tal on jäänud ainult üks punane, kust mida ta saab vabalt mängida ja siis vastavalt ainult 3 lööki, kus ta eksib. Eksib mitte natukene, vaid umbes 10 sentimeetrit.
eks mis on ebatavaline. jah, tundub, et siin on nii hea ja vaikne, et see üks müraraas oli piisav, et rütmist välja lüüa. Ega väga mugav löök ei jäänud ka, et valge on nii poordis, et Alex palub puhastada valget, et jah, et me ei saa kahjuks kordusest vaadata, et võimalik, et oli ka mustal löömisel kikk. Ja kiki puhul ehk siis valge ja objektpalli vahelise puude on vale ja siis objektpall ehk siis antud juhul must võis liikuda otse. ja Alex eksib ja nüüd nõrga võitu. Kuigi vist jah, näeb roosa juurest. täiesti turvalöök jääb. Andres selgelt tahtis kas rohelise taha või vähemalt nii vasakule, et roosa poolseid ei saaks lihtsasti mängida. Alex valib väga keerulise trajektoori ja löök jääb nõrgaks. Ma arvan, et alt teine punane mängib. Soopis valib selle, kuigi seal toomise perspektiiv on üsna vaikse löögiga. See oli väga tark käik. Tõenäoliselt roosa mängib. Kui ta valis selle strateegia. Jah. Väga ilus pehme löök ja nüüd on kõik võimalused freimi võiduks. Kontrollib seisu, vaatab, kui kaugel on võidujoon. Must on väga peen toomine, Eesti millimeetri mäng praegu käis. Must on mängust väljas, aga punased on kõik nii head ja läbi roosa võib täitsa koguda. jah, et Andres vahepeal ühte punast. Ja see peaks juba tähendama Alexile snukreid. Et nüüd teise kaamera nurgast on näha, kui täpselt ja millimeetrid töötab Andrese kii. Seda on väga mõnus alati vaadata. Et sisuliselt kuna kii läheb paksemaks, on Andres siuke tunne, et lihtsalt et ta üldse ei liigu, et ta lihtsalt läheb mingi ühes kohas, läheb laiemaks ja ongi kõik, et ta püsib nii täpselt paigas ja kes on snukrit mänginud, et sellise löögi puhul on lubatud viga löögi käes, võib-olla millimeeter, võib-olla 1,5 ehk selle jaoks, et teha selliseid seeriaid. Peab olema väga stabiilne, siit on väga hästi näha ja nüüd ta avas ka musta. Nüüd on täiesti puhta laua tegemise võimalus, väga kindlalt lööb sisse. Enam ei ole, kõik ohud on möödas. Võib lihtsalt nautida sisselöömist ja proovida koguda rohkem punkte. Ma ei ole kindel, et suurem breik. $49. Jah, ehk 35 on veel laual. Ai. Aga ei oma enam tähtsust, 35 on laual, 94 on vahe ja uus Eesti meister
on taas Andres Petrov, kes kaitses oma tiitli edukalt ja väga suure ülekaaluga ehk kuivalt whitewash võitis Alex Leitmäed 6-0. Suur tänu, et liitusite meiega ja elasite kaasa. Sellega me siis tänaseks lõpetame. Kena õhtut!